Tere, head kuulajad! Olete kuulamas Tartu Ülikooli eetikakeskuse podcasti teemal lasteaia ja kodu või siis pere vaheline koostöö. Meiega on täna siin arutlemas Karmen Palts, tere! Tere! Psühholoog, kes on kirjutanud doktoritöö kooli ja kodu vahelisest kommunikatsioonist, töötab koolis ja on Tallinna Kelmiküla lasteaia psühholoog. Ja meiega on ka Tartu Ülikooli ajakirjanduse professor Hallike Haraloit, tere! Tere! Ekspert, kes on kirjutanud väärtusarendusest ja selle analüüsist ning on ka hea lasteaia mudeli väljatöötaja ja arendaja rollis. Mina olen Helen Hirsnik, Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse nõustaja ja mul on suur rõõm seda arutelu juhtida. Niisiis lasteaia ja kodu vaheline koostöö ja just sellest vaatenurgast, et mida peaks lapsevanem teadma. Aga ma esitaksin siia arutelu algusesse teile ühe dilemma eetikakeskuse kõige uuemast väärtuste mängust Eesti rahva 100 valikut. Ma loen teile ühe mängulise situatsiooni ette ja küsin, kuidas seda olukorda koostöiselt lahendada. Situatsioon on järgmine. Hunt kõnnib õhtul hilja pargis ja näeb, kuidas 7 kitsetalle lõhuvad Nif-Nifi maja. Hunt on vaatepildist väga häiritud ja läheb pahandama. Kitsetallad vaid naeravad selle peale ja ütlevad, ära mölise, muidu lõikame sul kõhu lahti ja topime kive täis. See ajab hundi eriti marru, sest need kitsetalled on üle pea kasvanud ja põhjustavad metsarahvale muret. Halliki, mida sina hundina sellises olukorras teeksid? Mina hundina olen ennast harjutanud kitsetallasid kuulama. Ehk siis, et ma mõtleksin ja prooviksin nagu aru saada. Võib-olla mitte selle koha peal, aga võib-olla põhimõtteliselt ja pikemas perspektiivis. Et miks on nendel kitsetalledel seda Nifi maja ikka vaja lõhkuda. Kasutaks kuulamistehnikat. Karmen, kuidas sinu arvates peaks hunt käituma, et seda olukorda koostöiselt lahendada? Ma arvan, et on 2 osa selles loos. Et üks on see, et hunt peaks mõtlema ja aru saama, et tegu on kitsatalledega ja seetõttu nende käitumine on mitte võib-olla tahtlikult nii halb, nagu nad teevad. Ja teine pool on see, et hunt peab mõtlema või mina hundina siis peaksin mõtlema, et kuidas aidata nendel aru saada, et see tegu pole õige ja kuidas teha siis koostööd võib-olla nende vanematega, kes siis aitaksid neil paremini aru saada ja muud moodi käituda. Et siit jäi teie vastustest kõlama kuulamine ja mõistmine, aga mis on veel need väärtused või tingimused, ilma milleta ei saaks koostöö toimida? Ma arvan, et lähme sellest samast kuulamisest ja mõistmisest edasi. Koostöö alus on kindlasti see, et mõlemad pooled või kõik pooled saavad aru oma vajadustest ja oskavad neid väljendada. Ja teine koostöö oluline eeldus on see, et me kuulame üksteise vajadusi. Et koostöö ei saa toimida siis, kui üks pool informeerib teist sellest, mida ta teiselt ootab. Et see ei ole koostöö, vaid koostöö põhineb ikkagi niisugusel kuulamiskommunikatsioonil, aga jah, ma rõhutan, et mõnikord koostöö jääbki selle taha, et inimesed ei pööra võib-olla nagu piisavalt tähelepanu sellele, kuidas omaenda vajadusi väljendada. Mina arvan, et lisaks Hallike poolt juba öeldal on hästi oluline usaldus, et tekiks usaldussuhe, mille baasil saaks edasi dialoogi minna ja saaks edasi ühiselt arutada, kuidas siis mingit antud konkreetset situatsiooni lahendada või aidata siis neid väiksemaid. Et siit teie arutelusest ka on praegu jäänud selline umbmäärane tegumood. Mis te arvate, et kui me räägime sellel teemal täna siin, et lasteaedade ja kodu vaheline koostöö, kas on vaja detailsemalt kokku leppida, et kellest me räägime või kes on need osapooled, kes siis
koostööd peavad tegema, kes on lasteaed ja kes on kodu? Mina arvan, et see on hästi oluline, sellepärast et kui vanem toob oma lapse lasteaeda, siis tegelikult vanem on tõenäoliselt väga valmis õppima ja aru saama, mida teha tuleb, kuidas teha tuleb ja miks seda koostööd vaja on, ja selle lasteaia üks rolle on ju õpetada ka vanemat kommunikeeruma ja koostööd tegema, ja rollina just seetõttu, et see läheb edasi kooli ja kogu nagu lapse haridusteele, võib-olla kogu eluks ka. Ehk siis see lasteaia pool seal, lasteaia osa seal on hindamatult suur minu meelest. Sa enne puudutasid usalduse küsimust. Minu jaoks on alati see, et keeruline küsimus see, kuidas usaldust luuakse, et kes peab olema siin nagu see eestvedaja. Ja mõnikord on ju niimoodi, et vanemad tulevad väga erinevate hirmudega ja väga erinevate ootustega. Ja siin tekibki võib-olla see kõige keerulisem koht lasteaias. Et kes võtab siis mis hetkel initsiatiivi? No mina arvan, et lasteaia kontekstis on väga ootuspärane, et initsiatiivi võtab õpetaja, sellepärast et õpetajal on vastavad oskused ja õpetaja tõenäoliselt oma ala professionaalina omab seda teadmist ja kogemust, kuidas seda suhet üles ehitada, et me ei saa eeldada, et kõigil vanematel on see oskus olemas ja isegi, et valmisolek on olemas. Ehk siis see peaks olema selle haridusasutuse poolne initsiatiiv. Aga mis saab siis, kui lapsevanem ei taha tulla? No vanemad ongi, ma ütlen, vanematel on mõnikord niisugused teatud hirmud ja ootused. Võib-olla selle juures on kõige olulisem see, et kui vanem ei taha tulla ühel või teisel põhjusel, et püüda aru saada, miks ta tegelikult ei taha tulla ja tegutseda selle nimel, et seda usaldust oma selle näiteks lasteaia või asutuse vastu kasvatada, aidata seda vanemat läbi selle. Sest see vanema tulek ei ole ju lihtsalt see, et õpetaja tahab, lasteaiaõpetaja näiteks, kohtuda vanemaga. Eesmärk on ju ikkagi see, et ühiselt lapse arengut toetada ja lapse hakkama saamist siis, ma ei tea, kaardistada, märgata, anda infot, mida märgatakse ja ikkagi panustada sellele, et laps saab maksimumi kogu sellest lasteaias oldud ajast. Ma siin ikkagi, ütlen omalt poolt veel, et ma näen ühte hästi suurt niisugust nagu tõket. Meil vist kõige rohkem on niisugust vaidlust sellele näiteks, kui üks laps näiteks on natuke autistlik või ta lööb või et siis tekib see koht, eks ole, et miks minu laps peab kannatama, kui kellelgi teisel lapsel on probleem. Ja võt, nüüd on see küsimus, eks ole, et kuidas me nende vastandlik, kuidas lasteaed saab adresseerida vanematele nüüd neid nii-öelda erinevate vanemate ja perede vajadusi. Et see on, ma arvan, päris keeruline, sest siin on väga selgelt, ütleme, et ühelt poolt on see väärtus, et iga last me võiksime nagu toetada, aga teiselt poolt ongi see, et kui mingi lapse vajadus tuleb justkui nagu teise lapse arvelt. Ma arvan, et selle juures on üks selline oluline asi, et seesama usalduse sõna, et kui palju tegelikult lapsevanem või lapsevanemad usaldavad seda asutust, sest et hästi lihtne on ju öelda lapse kohta, et ta on kasvatamatu. Aga kui õpetajad või see haridusasutus tegelikult ei tea, mis on probleemi põhjus, siis on väga keeruline ka kommunikeerida teistele vanematele seda, et tema vajab näiteks, ma ei tea, rohkem aega või et teda aidatakse ja tegeldakse selle probleemiga. Et selle juures ma ei arva, et peaks ühe pere privaatinfot jagama kogu lasteaiaga, aga ma arvan, et täna on kõik lasteaedade töötajad ikkagi nii palju professionaalid, et nad teavad, et ka see info on konfidentsiaalne, aga last saab aidata seda infot omades. Kas sellise näite või juhtumi puhul võib abiga olla ka sellest, kui lapsevanemad omavahel saavad koostööle? Ja mingil määral kindlasti. Aga siin ongi jällegi taaskord, see on ressursimahukas. Nõuab palju tähelepanu ja palju kommunikatsiooni aega. Sest et kui meil on juba tekkinud
lapsevanemad tulevad ju erineva taustaga. Ja kui on juba tekkinud niisugune näiteks olukord, kus üks või teine lapsevanem on väga mures ja väga hirmul ja kerges vastupanus, siis ma arvan, et on vaja mõelda, kui hästi, või natuke vaja mõelda seda modereerimise plaan teha. Et lihtsalt nii-öelda kutsuda koosolek kokku ja hakkame nüüd arutama, kuidas me siin selle Mari ja Kari vahelist probleemi lahendame, see kindlasti ei ole see õige lahendamise viis. Ma olen sinuga ühel meelel ja ma arvan, et see on lausa keelatud, sellepärast et me ei saa tekitada olukorda, kus vanemad võtavad omale rolli siis arutada, kuidas keegi süüdi on või süüdi ei ole ja kuidas karistada. Aga ma arvan, et kui ma ütlen, et mingil määral vanemate omavaheline koostöö, siis isegi see, et kui vanem annab märku, et ta saab aru, et on mingi mure ja näitab üles seda toetust, mitte niivõrd seda, et tead, sinu laps kiusab minu last, vaid püüab nagu aru saada, milles probleem on ja siin on ikkagi see lasteasutuse töötaja roll. Isegi lihtsa lausega saab näiteks, see on minu kogemus öelda seda, et sellel lapsel on üks mure, pere on meid teatanud, murega tegeldakse ja me loodame, et olukord läheb paremaks. Ja me palume siis mõistvat suhtumist ja nii edasi, ehk siis anda kinnitust ja turvatunnet teiste lastevanematele ka, kes võib-olla mingil määral kannatavad. Sest selge on ju ka see, et kui sellel lapsel on erivajadus või ütleme diagnostiline probleem, siis tegelikult see laps vajabki teistsugust abi ja teistsugust tuge. Sellised näited kõnelevad tihtipeale ka sellest, et jõutakse omavahel mingis mõttes konfliktiks, et kui minu hirmudega ei tegeleda, mu laps ei saa abi ja teiselt poolt teised lapsevanemad näevad, et nende lastel on ka raske. Näiteks on rühmas laps, kes hammustab teisi lapsi ja mina lapsevanemana näiteks ei taha, et mu last hammustatakse, ma ei taha, et seda juhtuks täna, homme, aga ilmselgelt see probleem, eks nagu niimoodi üleöö ei lahene, et siis tekib selline konfliktifoon võib-olla sinna. Kas sellise konflikti taustal, kuidas siis üldse on, kas on üldse võimalik koostööle jõuda? No mina isiklikult arvan, et on, sest see hammustamise näide on selles suhtes hästi hea, et kes veidi rohkem uurib ja süüvib, siis põhjus, miks lapsed hammustavad, ei ole ju nii, et ta tuleb hommikul lasteaeda ja tal on plaan, et lähen näiteks Mikuga kohtuma ja närin Mikul tüki küljest ära. Laste hammustamine on ju tavaliselt reaktsioon mingile situatsioonile või olukorrale, millele laps muul viisil reageerida ei oska. Ja on ju teada tõsiasi, et hammustavad need lapsed, kes selles vanuses lapsed, kes verbaalselt veel väga hästi endaga toime tulla ei oska, kellel on nagu keeruline oma tundeid ja emotsioone ja kõike muud siis väljendada ja võib-olla ka kontrollida. Nii et jah, ma olen selles mõttes ka toetan, et kui me nüüd need samad niisugused vajaduste konfliktide olukorrad tõlgime väärtusvalikutesse, et siis ühelt poolt on tõesti oluline kasvatada professionaalsust, mis võimaldaks lasteaia õpetajatel ise õppida lapsi väga tähelepanelikult vaatlema, tõendus- ja teaduspõhiselt neid probleeme analüüsima, mis on ja siis tõesti seda ka natukene õpetama vanematele, ehk siis, et me väärtustame sellisel juhul ikkagi teadmust konkreetsete laste mingi nii-öelda vajaduste ja nende vajaduste põhjuste kohta. Et jällegi niisugune süvenev suhtumine erinevatesse lastesse, mida saab ka vanematele väga edukalt kommunikeerida, et tõepoolest me lihtsalt mitte ei reageeri mingile sümptomile, nagu Karmen ütles, vaid me alati küsime, mis on selle põhjus. Kui laps tõesti ei suuda oma emotsiooni väljendada ja leiab selleks meile mitte sobivaid viise, siis järgmine küsimus, et kuidas me saame teda õpetada emotsioone väljendada. Et ma arvan, et see on nagu hästi oluline nagu just sellise koostöö alus. Mõni võib mõelda, et mis siuke teaduspõhine ja et kust me selle igapäevasesse, eks ole, toome. Aga ma arvan ka, et selline põhjuste analüüs ja info lapse kohta on see, mis annab aluse niisugusele mõistlikule koostööle. Ma arvan, et siin on üks hästi oluline asi veel, et see on see, et kuidas
õpetaja lasteaias kommunikeerib pärast vanematele seda, mis juhtus, missuguse hääletooniga, missuguse sõnastusega, mis kontekstis ja millal. Ja kas ta üldse sellest räägib või see on nii, et laps läheb koju ja siis vanem tuleb, kas saadab siis kurja kirjaliku teate või tuleb hommikul kurjalt ja üritab siis asju klaarida. Aga kui me saaksime unistada, et me elame ideaalses maailmas, siis milline see lapsevanem seal ukse peal peaks olema, et milline on selline koostööteadlik ja võib-olla koostöönõudlik lapsevanem, kellega oleks ideaalses maailmas hea koostööd teha? Ma saan aru, et see küsimus on minule, et ilmselt ma peaksin siis teadma, et kes see ideaalne lapsevanem on. Ma väga armastan lapsi ja ma armastan nende vanemaid ka ja mulle tundub kadedusega, ma väga tihti vaatan, et kõik on nii teadlikud vanemad ja kõik teavad tegelikult, kuidas olla ja kuidas oma last toetada ja kuidas mingi situatsiooniga hakkama saada. Võib-olla ma olen liialt leplik, aga mulle tundub, et enamus vanemate puhul, kellel tekib see ülereageerimine või ükskõiksus, et seal on mingi muu teema, mis on tinginud selle olukorra, et kas on, nagu Alliki juba ütles, kas on hirm või kartus või mingi vana kogemus all, või siis ongi nii, et enda isikliku elu või töö või lasteaia välised mingid probleemid on eskaleerunud. Ehk siis see vanem, kes seal ukse peal ole, ma arvan, et iga lasteaed oleks nõus sellega, kui hommikul tuleb lasteaeda naeratav vanem ja kes ütleb ausalt, et mul on kohutavad päevad, ma olen nii väsinud, aga et ma loodan, et läheb paremaks mõni päev. Väikse mõtte lisan, et see lapsevanem, kes oleks ideaalne lapsevanem, minu jaoks on ta see, kes igal juhul nii-öelda oma lapse eest tahab ja julgeb seista. Just. See on nagu kõige alus. Ja siis, kui ta teeb seda natuke oskamatult või agressiivselt, siis ma usun, et on võimalik teda veidi õpetada eeskujuga ja heade suhtlemistehnikatega. Aga kui tal ei ole mingil põhjusel huvi või jõudu oma lapse eest seista, siis see on nagu hästi keeruline ja kurb olukord, sest siis kipub laps muidugi jääma igal juhul üksi. Aga see on jälle see koht, vähemalt minule tundub, kus vastava eriala professionaal, nagu õpetaja tegelikult on, peaks seda märkama ja mingilgi viisil kuidagi toetama seda vanemat või aitama talle õppida ja aru saama, et laps vajab seda tuge ja märkamist. Jah, see küsimus on minu jaoks ka tekkinud, et lasteaia roll ühiskonnas. Ühelt poolt me alustasime ka selle tõdemusega, et lasteaed justkui ei pea mitte üksnes aitama lapsi arendada, vaid lasteaial, mõnel lasteaial rohkem, mõnel vähem, on justkui ka see roll, et ta peab aitama vanemal heaks vanemaks saada. Ja see, ma arvan, oleks niisugune tõdemus selles ideaalses maailmas. Ma tõepoolest pööraksin riigi tasandil oluliselt suuremat tähelepanu nii lasteaedade ressursile kui ka rollile. Ja just nii-öelda, et see, mida ei ole nagu väga sõnastatud minu meelest, on see, et lasteaial, kuna vanem tuleb järgi ja vanem viib ära ja see kontakt on sellel ajal suurem. Et mulle tundub, et kui nii-öelda selle nagu teadvustataks seda, et lasteaed võiks ka vanemat aidata, saada mõnest keerulisest olukorrast oma lapse suhtes üle, siis võib-olla selles ideaalses maailmas oleks hiljem lastel oma vanematega ka lihtsam. Lisaks tundub mulle, et on hästi oluline mõtiskleda selle üle, et oli pikk periood, kus lasteaed oli koht, kus laps viidi hoidmiseks. Vanemad läksid tööle, ta viidi sinna sellepärast, et tal ei olnud kuskil jääda. See tuli selle perioodi otsa, kus siis vanavanemad olid piisavalt noored, et tööl käia, nad enam kodus ei hoidnud last. Mingil hetkel muutus lapse hoidmine ja lapse hoidmise funktsioon lasteaias ikkagi teistsuguseks. Ehk siis täna ma ei tea mitte ühte noort lapsevanemat, kes viib lapse lasteaeda hoidmiseks. Nende kõigi eeldus on, et mu laps on haridusasutuses, kus ta areneb. Ja minu meelest seda ütleb ka tegelikult nimi, et kui palju me täna ikkagi kasutame väljendit lasteaed või me ütleme alusharidus või haridusasutus. Et see on nagu märgiline natuke.
teie jutust siin saab kokku võtta sellise sõnumi lapsevanemale, kes võib-olla ei taha või ei julge tulla ja pöörduda, et esiteks on see, et sina lapsevanemana pead oma lapse eest seisma, see on sinu ülesanne, kui sa seda ei tee, siis see lapsekene võib jääda üksinda, aga teisest küljest, kui sa oled endaga hädas lapsevanemana, oled mures ja ei oska, siis ka tegelikult lasteaed võib olla see koht, kus seda väljendada. On see nii? Kindlasti ja lisaks on veel see, et ma arvan, et iga lapsevanem võiks omaks võtma selle teadmise, et ma suhtlen oma õpetajatega ja kasvatan seda suhet, kui asjad on hästi, sest et sel hetkel, kui mingi asi on halvasti ja see ei pruugi üldse lapsest tingitud olla, et kodus on mingi kriis või lasteaias, et sel ajal on lihtsam selle kriisi ja halva asjaga ka pöörduda. Nüüd me oleme natukene keskendunud võib-olla sellele grupile vanematele, kes võib-olla hea meelega ja kohe ei tule koostööd tegema, aga tegelikult on osa ju ka väga aktiivseid ja võib-olla üliaktiivseid lapsevanemaid, et mis te arvate, et kas kuskilt jookseb ka piir, et kas on olemas selline asi nagu liiga palju koostööd? No võib küll olla, jah. Ma olen üsna kindel selles, et võib olla natuke ühelt poolt liiga palju kontrolli soovi, teiselt poolt võib-olla ka natuke sellist üleorganiseerimisvajadust või liigset aktiivsust. Seda on kirjeldatud, jah. Ühest küljest ma arvan, et see on nii, aga teisest küljest arvan ma, et on hästi mõistlik läheneda, et miks mõni vanem on nii aktiivne. Kui öeldakse, et vanema vajadused seoses lapsega ajas muutuvad, siis mina tuleksin algusse ja mõtleks, et vanema vajadused kommunikeeruda lasteasutuses on ilmselt ikka oluliselt seotud sellega, mida me oma laste puhul märkame ja võib-olla mida me kardame või arvame märkavat. Et see on nagu hästi oluline asi, et see on jälle koht lasteaia õpetajale mõelda või aru saada, miks mõni vanem nii aktiivselt püüab suhelda. Aga kuidas need piirid siis või kokkulepped paika saavad, et kust jookseb see maa, kus on liiga palju või kus on liiga vähe? Ma ütleks nii, et võib-olla on lasteaia ja vanema suhtlemisformaadid äkki on need, millega võiks neid piire veidi sättida. Üks niisugune koht, mis on väga hell ja kus on paremaid ja halvemaid lahendusi, on tõesti need hetked, kus lapsevanem oma lapse toob lasteaeda ja sealt viib. Ja need on niisugused pisikesed suhtlemishetked, aga lasteaia õpetajal ei pruugi selleks hetkeks olla väga nii-öelda aja ja tähelepanu ressurssi, et vanemaga rääkida tegelikult, et mis siis päeva jooksul tema lapsega just juhtus. Et mina näiteks ise arvan, et võib-olla see oleks see hetk, kus lasteaed võikski suunata vanema eeskätt küsima lapse käest, kuidas tema päev läks. Ja seda ühel väga selgel põhjusel, jälle seesama lapse, me peaks toetama lapse oskust oma päevast rääkida, oma tundeid väljendada ja meil on oluline toetada vanema jäägitud tähelepanu lapsele. Ma tean, ühes lasteaias keelati ära telefonide näppimine siis, kui vanem tuleb lapsele järele. Nüüd jääb sealt küsimusega, et mis hetkel ja ajal siis saab lapsevanem tõesti kasvataja käest näiteks küsida sellise olulise küsimuse, et kuidas minu laps teiste lastega mängib. Ja vot siin nüüd hakkabki lasteaedade loovus ja vanemate ootused, mis siis, ma arvan, et on igal lasteaial oma viis, et kas need on eraldi siis niisugused väikesed jututunnid, võib-olla on need pisikesed, väikesed 2-3 perega mingisugused niisugused vestlusringid või mis iganes fantaasiat on siin ju võimalik rakendada. Aga kindlasti on see, koht on siin võib-olla see, mis tahab mõtlemist, on see, et mida vanem küsib, näiteks kas ta tabab ära küsida seda, et kuidas minu laps teistega mängib. Ja kuidas me vastame sellele. Või kuidas siis mitte me, vaid lasteaia õpetaja vastab sellele. Vanem võib ka näiteks küsida ju, et kas ta on juba tähed selgeks saanud. Või et seal hakkab see, et mida vanem küsib,
mida lasteaed omalt poolt tähele paneb, mis teemadel me nagu räägitakse ja millal leitakse aeg ja koht? Lisaks sellele arvan ma, et on hästi oluline, et õpetaja lasteaias kehtestamine on halb sõna, aga ütleme, et teeb kokkulepped näiteks, ja see on üks kogemus ühest Tallinna lasteaiast, et nüüd, kui pandeemiaga seoses rohkem õues ollakse, et igal neljapäeval 4-6 on mõlemad õpetajad kohal ja kõik vanemad saavad tulla ja küsida ja rääkida, mis neid huvitab nagu, ehk siis on kindel aeg. Aga teine asi, mis mina mõtlen ikkagi on see, et tasub sügavalt mõelda, miks mõned vanemad on sellised hästi aktiivsed ja kohati võib-olla õpetajad väsitav. Et see ei pruugi üldse halb olla, selle juures võib olla see, et vanemal on ebamugav teiste vanemate pärast, kes piisavalt ei näita üles oma initsiatiivi, kes ei taha osaleda, kes võib-olla ei esita küsimusi ja ei tee midagi. Ja siis vanem püüab kompenseerida nende vanemate mitteosalemist sellega, et on ise aktiivsemalt tegutsev. Ja teine asi on see, et kui vanemal on kogemus näiteks, et on mitmes rühmas lapsed, et ühes teises rühmas tehakse nii või teises asutuses, siis need vanemad üritavad seda üle võtta ja samamoodi teha. Et ma arvan, et seda vanemate nõndanimetatud liigset aktiivsust saab väga asjalikult ära kasutada ja see on pigem hea, mitte halb. Ja ma arvan, et lõpetuseks võiksite te luua sellise lasteaia ja kodu vahelise koostöö retsepti. Millistest osadest või mis mahus või vahekorras see võiks koosneda? Siin retsepti niiviisi kiiruga välja mõelda on ilmselt komponendid võib-olla mõtleks välja, aga kogused ei mõtle. No, aga mis need komponendid on? Aga komponentidena peaks kindlasti olema esimene asi see, et on usaldus ja aktsepteering mõlemapoolne, et õpetaja lapsevanemat ja lapsevanem õpetajad. Ja teine asi on see, et kogu aeg meeles pidada seda, et tegutsetakse tegelikult ühise eesmärgi nimel, lapse vajaduse nimel. Et ei ole ju lasteaeda, kui pole last. Ja ei ole ka lapsevanema jaoks kuskil oma last arenema saata, kui ei ole lasteaeda. Nii et mõlemad pooled on vajalikud teineteise jaoks. Ma tegelikult tahaks, Karmen, pigem sinu käest edasi küsida, et sa oled tegelenud ka üsna palju niisuguse analüüsi ja vaatlusega. Et mis on sinu kogemus? Kuna ma enne puudutasin just seda, et koostöö põhineb ikkagi niisugusel, vanem tahab ju midagi asjalikku teada. Ja sa oled palju lasteaias teinud analüüsi. Et mis on sinu meelest selline teave, mida tuleks lapse kohta koguda ja kus on need aspektid, mida tuleb silmas pidada, kui me sellest teabest hakkame vanemaga rääkima. Sest ma tahan jõuda selleni, et lasteaias on laps kodust väga erinevas olukorras. Ehk siis see, mida lasteaias õpetaja märkab, on omamoodi unikaalne. Et ja mul on nagu tunne, et võt see on ka üks koht, mis vanemale võiks nagu olla see, et ta saab midagi, mingisuguse lisaväärtuse, kui natuke siukses kapitalistlikus kõneviisis rääkida. Aga ma arvan jah, et koostööl on alati see, et me peame mõlemad midagi saama. Ja võt ma tahakski teilt küsida sinu käest, et sinu tähelepanekuid sellest, et mis on see oluline, mida sa märkad ja kuidas sa seda vanematele edastad? Mis on see oluline, mida mina oma töös igapäev seal märkan? Jah. Et ilmselt ongi see pool, et mis on lapse sellised silmatorkavad tegevused ja tegelikult ma ei otsigi seda erilisust laste puhul. Et ma vaatan, kuidas ta toimib selles päevas, kuidas ta ise hakkama saab, kuidas ta rahul on. Ma vaatan seda, et kas ta kaasatud tegevustesse läheb hea meelega või ei lähe. Tegelikult vaatan väga tihti ka seda, kuidas ta oma emotsioonidega toime tuleb, mis kerkivad. Rääkimata seda poolt, et kas ta alustab mängu, on kuskil initsiaator, kas ta kehtestab reegleid. Ja vanemad on väga kiiresti selgeks saanud selle tee, et nad küsivadki, ma saan lausa selliseid pöördumisi, et palun jälgi minu last, et kuidas tal läheb võrreldes teiste rühmakaaslastega, kas on hirmuks põhjust, et äkki ta on liiga arg või vähe mingit asja oskab või ei ole. Ja siis me analüüsime selle põhjalt. Aga ma selle jutu otsa tahan lisada veel seda, et tegelikult see üks on see, et õpetaja märkab lasteaias seda lapse unikaalsust ja asju, mis ta teeb. Aga vanemate pöördumises, kui vanemad tulevad rääkima õpetajaga, siis domineeriv on ju üks teema kogu aeg.
ja see on see, et kas mu lapsega on kõik korras, kas ta on võrreldes teistega sama arenenud, kas ta oskab kõiki asju, kas ta saab hakkama, ehk siis vanematega käib kaasas ja kõigi vanematega, ma arvan, minuga ka mingil hetkel, kui olid lasteaialapsed, see mure, et äkki ta ei ole jõudnud sama kaugele kui teised ja äkki ma olen midagi maha maganud, äkki ma midagi ei märka, äkki on midagi vaja veel teha. Ja see, ma arvan, on vanemate üks selline domineerivam pöördumine ja vastuse otsimine, mis nad teevad. Et mis saamegi öelda, eks ole, et me tegelikult peame nagu selgeks saama seda, et mis on see vanema vajadus, eks ole, et sealt nagu saame selle koostöö alustada, et isegi siis, kui see on natukene liiga palju hirmudest ajendatud ja võib-olla täiesti põhjusetustest hirmudest, siis ikkagi oluline on aru saada, mida vanem vajab. Kas ta vajab rahustamist, kas ta vajab tõesti sellist plaani, kas ta vajab tunnustust endale kui vanemale ja oma lapsele, et mis asi see on, mis ta vajab. Ja ma arvan et me jõuame nüüd sellesse oma loo algusesse tagasi, aga nüüd ma edasi küsingi, et koostöö saab nagu alustada sellele, et me vajadusi saame rahuldada. Ja nüüd ma tulengi selle juurde, et sul on niisugune olnud niisugune võimalus tõesti vaadata. Ma lihtsalt küsin seda nagu, et need lasteaiad, kus õpetaja ongi põhiline vaatleja. Kuidas sa hindad, Karmen, et kas õpetaja jaksab kogu seda infot, mida lapsevanem siis tegelikult vajab, korjata, analüüsida, sünteesida ja lapsevanemale edasi anda? Väga aus ja väga otsene vastus on ei. Ja sellel on veel teine põhjus, miks ta ei jaksa ja miks ta ei jõua ja miks ta ei saa. Ma arvan, kõik me mäletame oma õpingute ajast nõndanimetatud musta lamba näidet või piksenoole näidet. Ehk siis see on hästi kiiresti tulema see, et kui ma näen või kui õpetaja näeb, et näiteks ütleme Mikk, ütleme ühe täiesti suvalise lapse nime, et Mikk on kogu aeg nende müramiste keskpunktis ja organiseerib mänguasjade laiale löömist ja midagi muud, siis õpetajad mingil põhjusel ikkagi ei lülita iga päev uuesti välja, et täna vaatame uuesti, kuidas tänane päev on. See kuidagi käib natuke kaasas niiviisi, et vaatame nüüd, mida Mikk täna tegi. Ja ma arvan, et see on ka koolis nii ja võib-olla see on ka kodudes nii, kus on rohkem kui üks laps, et kui sa oled harjunud, et üks on see, kes kogu aeg korraldab, siis eelduslikult sa võtadki, et on. Nii et alguses tagasi tulles sinu küsimuse juurde, siis ma arvan, et õpetaja ei jõua neid asju jälgida. Ta lihtsalt ei jõua, sest tal on 20 ja veidi rohkem last. Siit me nagu tulemegi tegelikult ühe niisuguse, ütleme, võib-olla selle koostöö barjääri juurde. Et mõnikord lihtsalt õpetajal ei ole seda, piisavalt seda informatsiooni või tõesti, nagu sa ütlesid, see informatsioon on natuke kallutatud. See ei tulene mitte sellest, et õpetaja tahaks nii-öelda olla kallutatud või vähe informeeritud. Ma ei tea, et niisugust, kui ta õpetaja aktiivselt tegeleb lastega, siis mõnikord niisugust nagu vaatlusressurssi jääb natuke napiks ja siis et ma arvan, et nendel lasteaedadel, kellel natukenegi on võimalik seal psühholoogi mõnigi kord vaatama kutsuda ja natuke mõelda selle peale, et kuidas ta siis seda infot laste kohta saab koguda ja vanematega jagada, nendel on eelis. Ja kas see ei ole ka natukene nagu vastust sellele küsimusele, et miks seda lapsevanemat sinna lasteaeda vaja on? Et kui õpetajal on osa infot ja lapsevanemal on võib-olla teine osa infot, kui need kaks osa kokku saavad, siis äkki juba sealt leiab mingisuguse tee ja lahenduse või kui on vaja mingisugust lahendust või siis lihtsalt tõdemuse, et meil ongi kõik hästi. Kindlasti. Ma olen ka seda meelt, et selle info kokkupanemine võib olla või süntees, niimoodi kriitiline süntees aitab tegelikult ka mõlemil osapoolel natuke selgitada, et mida kumbki pool nagu ootab ja mis nende põhiväärtused on, et me saaksime kui sa ütled, et need koostöö, et last aidata, see võib olla nagu näiliselt üks eesmärk, aga tavaliselt erinevused tekivad kuidas ja millest ma lähtun, eks ole, et seal on ka see kommunikatsiooni koht, mis siis on koostöö eelduseks. Et hea koostöö tähendab head dialoogi, omavahelist suhtlust, kokkuleppeid ja kindlasti ka mõlemapoolset julgust ja tahet. Ja koostöö eesmärgiks on siis alati see miski, mille nimel me seda koostööd teeme. Lapse heaolu on ju kodu ja lasteaia ühine eesmärk. Aitäh teile selle põneva arutelu eest
ja ma usun, et kuulajatel jagub mõtteainest koostöise suhte üle.